2018. aastal Stanfordi ülikoolis läbi viidud uuring näitab, et 82% inimestest usuvad absoluutselt kõike, mida sa neile räägid, juhul kui sinu väites sisalduvad sõnad uuring ja protsent. Sellest, kuidas see teadmine sind inimeste mõjutamisel ja korralike argumentide koostamisel kaasa aitab, räägingi selles videos lähemalt. Hei, mina olen Janek ja juhul, kui esinemisega seotud teemad sulle pinget pakuvad, siis näed, vaat siin all on selline nupp tellise kanal ja siis oled tegemistega paremini kursis. Kerime aga hetkeks nüüd ennast tagasi selle väite juurde, mida ma just seal kõne alguses ütlesin, ehk siis, et 82% inimestest usub kõike, mida sa neile räägid, juhul kui sinu väites sisalduvad sõnad uuring ja protsent. Tead, ma mõtlesin selle ise välja. Mul ei ole õrna aimu ka, kas Harvardi ülikoolis üleüldse taolist uuringut tehtud on. Aga kui ma seda sellisel moel keset kusagil mingit põnevat väitlust väidan ja inimene, kes minuga vaidleb või väitleb teemat jaga, küllap on see hea tõestus minu argumendile. Nüüd aga mis asi üldse on argument? Paljud inimesed ajavad segi argumendi ja väite. Ja näiteks, et kui ma ütlen, et sa oled loll, siis see ei ole argument, see on ju väide. Ma peaksin seda põhjendama ja selgitama ja midagi sellest järeldama. Seega võib-olla teeme selgeks, mis argument on. Argument on kindla struktuuriga, piisavalt põhjendatud ja üsna loogiline ja korrektne seisukoht. Selline lihtne definitsioon selle kohta, mis on argument. Ja nüüd argument koosneb 4 osast ja esimene osa nendest on väide. Näiteks oletagem, et sina ütled mulle, et meil on väga tugev õppegrupp. Näiteks, et sa oled tudeng ja tahad muga rääkida sellest, mis teil seal koolis toimub. Sa ütled, et meil on väga tugev õppegrupp. See on väide. Mina küsin vastu, mis sa sellega mõtled. Sa selgitad ja tulebki argumendi teine osa, ehk siis selgitus. Nüüd tuleb selgitus. Sina ütled, et vaata Janek, kuidagi grupi tugevust mõõta, siis oled sa nõus, et mõõdikuks on ju hea võtta hinded. Mina olen hea nõus. Seega tuleb argumendi 3. osa, ehk siis põhjendus. Sina ütled, et vaata, meie grupi keskmine hinne on 4,1. Kooli keskmine hinne on 3,6 ja kui sa neid võrdled, siis sa näed, et see on märgatavalt kõrgem keskmine hinne ja seega, nüüd tuleb see järeldus, ehk siis argumendi 4. osa, seega, kui me võtame aluseks hinded, on meil väga tugev õppegrupp. Nii et argument koosneb 4 osast, nendeks on väide, selgitus, põhjendus ja järeldus. Mida sa oma argumendi põhjendamiseks või tõestamiseks kasutada saad? Üks hea moodus on kõik uuringud ja statistika, nii nagu ma selle video alguses. Mina muidugi mõtlesin välja ja ma võin sellega vahele jääda üsna kähku, kui inimesed teemad teavad. Seega oleks võib-olla mõistlik kasutada tõepoolest olemasolevaid uuringuid ja statistikat. Näiteks selle sama kooli näite puhul, et kui ma küsin, millele tuginedes sa väidad, et teil on tugev õppegrupp, sinu esimene tõestus on hinne, aga võib-olla sa ütled, et näed, õppejõudude seas on korraldatud uuring, et millist gruppi nad hindavad selle kooli kõige tugevamaks ja nad valisid meid, 74% õppejõududest arvavad, me oleme kõige tugevam õppegrupp. Tõestusmaterjaliks võib olla ka isiklik lugu oma kogemustest, võib olla ka viide mingisugusele autoriteedile, kes selles valdkonnas on sõna võtnud ja midagi väidab. Võib olla ka mingisugune tsitaat kuulsat mehelt, näiteks, et Lennart Meri on öelnud seda, teist ja 6. Oluline on see, et mida paremini sa oma väiteid põhjendad, seda parem. Enamik inimesi kipub seda viga tegema, et nende põhjendused on sellised, et ma arvan, et meil on tugev õppegrupp. Mulle tundub, et meil on tugev õppegrupp. Ma olen kuulnud, et teised räägivad, et meil on tugev õppegrupp. Ma lugesin kusagilt, et meil on tugev õppegrupp. Aga vaata, kui sinu tõestus on see, et mina arvan, ma olen kuulnud, mulle tundub, siis on sama tugev põhjendus, et kui mina ütlen, et aga mulle tundub teisiti. Ma olen lugenud teisiti. Nii et mõtle alati, mida sa lihtsal ja arusaadaval moel oma väite põhjendamiseks öelda saad. Nii et võtame selle jutu kokku. Argument on lihtsasti esitatud, korralikult struktureeritud ja loogiline seisukoht, mis on hästi põhjendatud. Ja see koosneb 4 osast, see koosneb väitest, selgitusest,
põhjendusest ja järeldusest. Vaata, et see järeldus ja väide, mis sa teed, et need ei erineks, need peavad ikka samad olema. Ja kui sa sellisel moel oskad hästi oma argumente koostada, siis edaspidi, kui sa oma juttu tahad kellelegi edasi anda, olgu siis arutelu või väitluse või niisama kõne mõttes, siis on sind ka lihtsam uskuda ja lihtsam jälgida. Proovi seda tulevikus tähele panna.